Tere aiandushuvilised! Siin Hortikumi kanalil räägime me erinevatest aiandusteemadest. Ja kui sa ka vaatad juba meie videoid ja oled leidnud siit endale üht-teist kasulikku, siis kindlasti ootame sind ka selle kanali tellijaks. Täna on meil käsil tomatite hooldus ja mitmed taimed, mida sa siin näed, mis on juba tegelikult väga ilusaks ja suureks kosunud, nende kasvatamist alustasime koos ühes varasemas videos. Ja samuti näitasime ka nende istutust siia samasse kasvuhoonesse. Tomatite puhul tuleb sageli esile see küsimus, et mida ma kärpima pean ja kas ma pean neid lehti eemaldama. Ja selleks sa peaksid ennekõike teadma, missuguse sordiga on tegemist. Aga kui sordi nimi on näiteks kaotsi läinud, seda ka enam ei mäleta, siis ära muretse, et tomatitaimedel on päris palju tunnuseid, mille järgi saab vaadata, mida tegema peab. Aga kui sul on sordi nimi olemas, siis vaata sordi kirjeldust ja seal on sageli kirjas, kas ta on kõrgekasvuline, indeterminantne sort, kas ta on madal põõsas tomaat ehk determinantne või pooldeterminantne sort või on ta selline kääbus ja potitomaat. Selle järgi sa saadki tegelikult juba otsa kätte ka, mida tegema peab. Aga ka selliste potitomaatide ehk rõdutomaatide puhul siin on väga selgelt näha, et siit midagi kärpima ei pea. See tunnus on peamiselt see, et ta lõpetab kasvu ehk siis tema kõige kõrgem tipp on siisamas õiekobar ja siit ta rohkem edasi ei lähe. Ja siin on tegelikult ka juba üks tomat valmimas. Mõnikord on niimoodi, need tomatid on ka, need taimed on hästi väetatud, nad kasvavadki väga tiheduteks, väikesteks sellisteks pallikesteks. Siis küll selleks, et viljad saaksid rohkem valguse kätte, võib mõned lehed siit ära võtta. Aga lehekaenlas need kasvud, mis siit tulevad, need võib täiesti rahus jätta kasvama. Nii et tegelikult need potitomatid ja rõdutomatid on kõige rohkem hoolevabamad taimed, sest et sageli ei vaja nemad ka toestamist. Siis teine grupp on determinantsed sordid ehk põõsastomatid. Nemad küll võivad kasvada üle meetri kõrguseks ja vajavad toestamist, aga sageli ka nendel lehekaenlast ei ole vaja lehti ära võtta. Determinantne tähendabki seda, et tema samuti lõpetab kasvu mingi teatud hetkel ära. Ja temal on samuti see kõige kõrgem tipp lõpeb õiekobaraga. Küll aga mõnikord vaja sealt lehti ära võtta ja just sellel põhjusel alumisi lehti, et need viljakobarid saaksid rohkem valguse kätte ja siis nad tegelikult ka juba värvivad ja valmivad paremini. Aga hoopis rohkem toimetamist on indeterminantsete sortidega ehk siis kõrgekasvuliste tomatitega ja minul on siin üks taim just kohe minu ees. Nende puhul vaadatage siis samuti seda, mis on selle taime kõige kõrgem tipp. Ja siin on näha, et tema tipus on lehed ja uus kasv, kus on ka tegelikult pung näha, nii et tema lihtsalt paneb edasi ja edasi. Ja tema teeb ka siit lehekaenlatest kogu aeg kasve juurde. Nii et tegelikult kogu kasvuperioodi jooksul, sõltub ka muidugi taimede istutusteadusest, tuleks lehekaenlast neid kasve ära võtta. Kui sul on taimed istutatud suuremate vahedega ja sa soovid jätta sellel taimel mitu lattava kasvama, siis kuskil siin 3-40 cm kõrguselt tegelikult juba võikski seda teha, et jätta mõlemad need kasvud kasvama ja need ka siis eraldi toestada. Mõnel sordil on see tegelikult ka väga mõistlik, sellepärast et siis me juba saame ühelt taimelt ka rohkem saaki. Aga minul on siin olnud soov kasvatada palju erinevaid sorte, nii et ma olen ka need taimed natuke tihedamalt istutanud, nii et mina võtan reeglina kõik kasvud lehekaenlast ära. Kui sa oled veel natuke selline algaja ja mitte nii ebakindel, siis sa võid kasutada ka kääre ja kääridega need ära lõigata. Aga tegelikult ei ole siin muud, kui lihtsalt natukene liigutad edasi-tagasi ja see kasv tuleb väga kergelt ära. Et sellise suure kasvu eemaldamine võib tunduda natukene karm ja ebaõiglane, aga tegelikkuses me teeme teene nii endale kui ka taimele, sellepärast, et kui ma need kasvud siit eemaldan, siis ta saab ka signaali, et suunata oma energia siia ülespoole ja moodustada ikkagi neid õiekobaraid siia juurde, selleks, et meie ikkagi oma ihaldatud saagi ka kätte saaksime. Ma natukene vaatan, kas mul on mõni väiksem kasv on teel ja see on selline tegevus, mida võiks tegelikult teha läbi kogu hooaja. Teine küsimus on lehtede eemaldamine.
Taim tegelikult vajab oma lehti, sest läbi lehtede ta fotosünteesib ja ta kasvab. Aga mõnikord ka ikkagi taime tervise huvides on mõistlik mõned lehed eemaldada, aga alati siiski pigem eemaldada vähem kui rohkem. Praegu on taim aktiivses kasvuhoos ja alles esimene õiekobar on õitsemist alustanud. Siis ma lihtsalt tegelikult eemaldan siit paar lehepaari, mis on otstega vastu mulda ja sellepärast ma eemaldan nad, et siit võib tulla mingisugust haigust ja siia võib niiskus seisma jääda ja kõik sordid ei ole haiguskindlad ja sellega ma tegelikult juba välistan mõne haiguse tekkevõimaluse. Nii et ma võtan siit ühe lehe veel ära. Need lehed olid tegelikult päris pisikesed siis, kui ma selle taime siia välja istutasin, aga nüüd nad on juba kosunud nii ilusaks ja suureks. Ja kõrgekasvulistel taimedel ja nendel tuleb olla tähelepanelik ka sidumisega. Nemad kindlasti vajavad toestust ja vajavad sellist toestust, et ka kogu selle saagi ja taime raskuse all ei kukuks see taim külili, siis võib ta ära murduda. Minul on siin Horticumi jutepael ja siin ühes rullis on 150 meetrit, nii et mul jätkub tegelikult sellest ühest rullist täiesti mitmeks hooajaks. Ja võtan siit välja paraja jupi ja sidumise juures siis tegelikult see sõlm, mis sa siia alla otsa teed, see sõlm ise võib-olla ei olegi nii oluline, aga oluline on see, et see sõlm ei tõmbuks kokku, et ta ei tõmbuks koomale, sest et kui ta on tihedalt ümber selle taime varre, et hakkab seda kägistama, siis vesi ja toitained ei saa liikuma ja tegelikult me põhjustame sellele taimele palju probleeme. Ja loomulikult võime ka saagis kaotada ja võime isegi taimest ilma jääda. Et siin on nüüd mitu varianti, et kui sa soovid, siis sa võid teha siia lipsusõlme. See tagab selle, et hiljem, et kui taim on ka raskemaks muutunud, siis on võimalik seda kohandada. Aga sa võid teha mis tahes sellise sõlme, mis sul endal on mugav teha, aga kindlasti pane tähele seda, et see sõlm ei läheks nii palju kokku, et ta hakkaks seda taime pooma. Ja minule meeldib seda jutepaela sellepärast kasutada, et tema on biolagune, et kui sügisel on taimed siin oma saagi juba ära andnud, siis ma viin nad siit kasvuhoonest välja koos selle jutepaelaga, nii et ma seda järgmiseks aastaks enam alles ei jäta. Juhul, kui nüüd peaks olema mingisuguseid kahjureid ja paraku nad suve jooksul ikkagi leiavad tee siia kasvuhoonesse, siis ma viin nad siit koos selle paelaga välja ja kui ma kasutan iga kevad uut paela, siis ma ei levita neid haiguseid ja kahjureid. Nii, ja nüüd, kui ma olen selle sõlme ära teinud, ma jätsin siia ikkagi sellise, mitu sõrme läheb mul siia vahele ruumi ja ma panen ta siia selle lehe alla, mille ma tean, et ma jätan veel päris tükiks ajaks tagasi. Ja siis ma lihtsalt päripäeva. Võid ka vastupäeva teha, kui sa tahad, aga tehakse päripäeva, sest nii on kuidagi loomuomasem meile. Keerutan teda siit lehtede vahelt ümber taime. Ja hea oleks tegelikult, kui see pael ei jääks õiekobara alt kandma. Ja praegu ma näen, et ta läheb ilusti mööda. Sest et see on jällegi see, et oma raskuse all võib hakata niimoodi natukene vooma seda taime. Sest et praegu on see õiekobar ka püsti, aga kui need viljad sinna kasvavad ja muutuvad raskeks, siis ta nüüd vajub allapoole. Seda on päris tore tegelikult jälgida. Ja nüüd ma keerutan. Ja kui ma olen ta mingi maani ära keerutanud, siis ma mõõdan ta parajaks ja seon ta siis siia lae alla kinni. Ja sinna võib teha mis tahes sõlme, mis sulle endale mugav on teha, aga tee ta selliselt, et sul oleks seda võimalik ka uuesti lahti teha kerge vaevaga. Sest et nii kui taim kasvab ja kui ta kasvab edasi ja sa jällegi keerutad, siis sa kindlasti tahad ju ka seda sõlme kohandada. Nii et ära tee endale tööd juurde. Ja selliselt ma käin üle siis kõik oma tomatitaimed. Et võtan ära kasvud, võtan ära kõige alumised lehed juba, mis on vastu mulda ja seon nad üles selleks, et nad siis külili ei kukuks.
aga tomatitaimede juurde käib ka nende väetamine. Ja loomulikult on Horticumil pakkuda ka kodukasutajale profikvaliteediga väetisi. Juba istutuse juures ma kasutasin seda pikaajaliselt toimivat tomativäetist ja see väetis annab välja toitainega 5-6 kuu jooksul. Nii et kui ma nüüd istutasin, siis ma juba segasin siia mulda neid sisse. Aga kui sa näed, et sul on ikkagi see väetisvajadus suurem, siis seda väetist võib ka hooaja jooksul veel juurde segada. Selleks on lihtsalt vaja seda mulda natukene siin ümber kobestada ja siis siia taime ümber mulla sisse seda hoolega laiali ajada. Et kindlasti jälgida, et see väetis ei jääks ühte kohta kokku, vaid et oleks hajusalt selle taime ümber ja hea oleks ka, kui ta vastu taimevart ei jääks. See on täisväetis, nii et tegelikult siit saab sellised omad kõik vajalikud asjad kätte. Aga kui sulle meeldib kastmisveega anda toitaineid juurde, siis Horticumil on ka tomativäetis olemas, mis sobib kastmiseks ja see on samuti täisväetis. Iga kord, kui sa kastmise väetise segu teed, siis tee valmis see kogus, mis sa tead, et sul ka ära kulub. Siin on mitmed toitaineid sees, mis kipuvad lenduma ja kui sa jätad selle valmis tehtud segu seisma, siis tema toiteväärtus paratamatult lihtsalt väheneb. Ja loomulikult siin on sees ka selline käepärane puulusikas, millega on siis selle juhendi järgi hea endale doseerida. Et ka see on tegelikult kodukasutajale lihtsaks tehtud ja minu meelest väga hästi läbi mõeldud. Kõik need vahendid, mida sa siin nägid, on saadavad Horticumi e-poes ja erinevate edasiminemise juures. Ja kui see video oli sulle kasulik ja sulle see meeldis, siis ole hea, jäta selle video alla ka like. Mina jään siia natuke toimetama, kuna mul on siin veel päris mitmeid taimi üles siduda, aga sinule soovin ma toredat aiandamist.